Head komisjoni liikmed, head külalised, head ka vaatajad, kuna meil on siin avalik istung. Meil on täna päris palju asendusliikmeid, tõesti siin on selline gripihooaeg, et päris paljud on haigestunud, aga mul on hea meel, et peaaegu et kõik fraktsioonid on meil kohal, et on leitud asendused, sest et meil on ka oluline teema täna, mis puudutab nüüd e-hääletamist, e-valimisi ja selle auditeerimissüsteemi. Ma kõigepealt teen ettepaneku, et kinnitaks selle nädala töökava ja siis enne seda, kui me kinnitame, et siin on ka paar küsimust, palun. Teen ettepaneku nädala päevakorda hääletada, sest ma isiklikult olen sellele vastu, kuna ma näen, et antud küsimus ei puuduta antud komisjoni tööd. Seetõttu minu ettepanek hääletada ja soovin hääletust. Ja, aitäh selle ettepaneku eest. Esiteks, et e-valimiste teema on meil olnud päris korduvalt siin komisjonis. Meil on olnud nüüd vist 3 korda nüüd eelmisel aastal, kus meil ühel istungil oli ka OSCE ODIHR-i esindajad, kes selgitasid oma raportit ja teine, et see, mis puudutab nüüd e-valimiste korraldust ja läbipaistvust, see on komisjoni pädevuses kuuluv teema, kuna see on üks osa korruptsioonivastastest meetmetest, mis on siis tulenevalt korruptsioonivastase seaduse paragrahv 9 lõige 1. Tänaseks me teame, et TalTechi õppejõud, doktorant Tarvo Treier, kes on tänaseks ka tulnud, on tuvastanud auditeerimissüsteemis erinevaid lünkasid ja sellest on olnud juba ka meedias juttu. Ja täna oligi ettepanek, et temal oleks võimalik siis näidata need võimalikud probleemid, ka mängida läbi need ohustsenaariumid, nagu näiteks, et mõned momendid, mida siis näiteks auditeerimissüsteem ei tuvastanud, näiteks nii-öelda kummitushääle lisamine või kui olid hääled muudetud või siis kui oli näiteks mitu häält antud ja siis oli ka paberhääl, siis ikkagi jäi nagu arvesse e-hääl, et kas seda näiteks süsteemi tuvastatud ja siis, et oleks võimalik ka nendele nii-öelda küsimustele ka vastused saada ka valimisteenistuse poolt, et kuidas siis on seda programmi muudetud, kas muudetud, millest siis sellest teada saadi, et see on kindlasti komisjoni pädevuses ja et e-valimiste teemat on käsitletud ka teise esimehe ajal. Siin palun veel üks küsimus protseduuri kohta. Ma toetan ka nagu Anti ettepanekut ja ma pean küll ausalt tunnistama Tarvo Treierit, me tunneme varasemalt, sellepärast ma võin teda ka sinetada, et ma lugesin küll su raportit, aga ma ei saanud sellest väga hästi aru, see oli üle minu võimekuse piiri, aga ma saan aru, et sa leidsid, et on auditeerimises mingisuguseid vajakajäämisi ja et see auditeerimine peaks parem olema. Aga me oleme ka korduvalt seda arutanud ja mitte kunagi ei tule korruptsiooni sealt välja, et kui seda auditeerimise süsteemi arutatakse, see ilmselt on põhiseaduskomisjoni pädevuses arutada, aga me ei ole mitte kordagi korruptsiooni kui niisugust sellest tuvastanud ja ma ka selle uue raporti valguses ei näinud seal ühtegi korda mainitavat sõna korruptsioon või korruptsiooni oht, kuigi ma tunnistan, et ma ei lugenud väga põhjalikult ja ma ka sooviksin hääletada, aitäh. Ja, aitäh. Esiteks, et me ei ole korruptsioonikomisjon, me oleme korruptsioonivastane erikomisjon, mis tähendab, et igal pool, kus on võimalikud ohud, kus on võimalik läbipaistvuse puudumine, kus on võimalikud turvaohud, eriti valimiste pool, siis see on see koht, kus meie peaksime reageerima ja me peaksime ka aru saama. Jah, ma saan aru, et võib-olla mingid asjad võisid olla liiga tehnilised, aga see on ka põhjus, miks ongi selline komisjon eraldi kokku kutsutud. See ongi selle jaoks, et meile saaks selgitada nii teadlane, meile saaks selgitada omalt poolt ka valimisteenistus, et alati on mõlemad osapooled kohal, et aru saada, et kui tõsised need ohud on, kas need ohud on likvideeritud, kui ei ole, siis mis ajaks on need ohud likvideeritud. Ma arvan, et see, mis ka kõlas, ka meedias oli kõlanud, et kõik need ohud, et need on piisavalt tõsised, ikkagi sellega tegeleda. Et ma saan aru, et muidugi see on iga Riigikogu liikme kaalutlusõigus, otsustusvabadus, et kuidas siis kas hääletada päevakorra poolt või mitte, aga ma arvan, et see teema on piisavalt tõsine, et kus meie peaksime ka tegelikult suuremat infot omama ja ka tegelikult võimalik, et siit edasi ka mingi seisukoha kujundama, võib-olla ka pärast saata ka põhiseaduskomisjoni vastavad ettepanekud.
palun. Ja tere, et põhimõtteliselt see, millega korruptsioonikomisjon tegelema peaks või korruptsioonivastane erikomisjon, see on ju korruptsiooniseaduses seal ilusti kirjas. Aga praegu mulle tundub küll, et kui me siin seda töökava või seda päevakorda vaatame, et siis siin on tegemist ikkagi tehnilise küsimusega, kus need vead võiksid olla, et ega siin ei ole ju tuvastatud seda, et kuskil oleks mingisugune korruptsioon kuskilt juba välja tuleb. See on tehniline küsimus ja seda võib avalikkuses ja tegelikult peakski avalikkusest rääkima. Aga mul on tegelikult, ma tahaks vaadata siin natukene laiemalt, nimelt see, et nagu te ütlesite siin alguses, et seda e-valimisi on mitu korda käsitletud. Aga ma küsiks sama hästi, et kas tavavalimiste auditeerimist on ka samamoodi siin käsitletud? See on nüüd üks küsimus, et ka meie demokraatlikus riigi korralduses lõppude lõpuks valimised peavad niikuinii toimuma. Ka tavavalimistel võivad seal olla korruptsiooniohtumid, kõik seal, ega seal ka midagi lõpuni ideaalselt ei ole. Nüüd ma soovitaks, kui midagi käsitleda, siis ikka terviklik vaadet ja isegi terviklik vaade ei peaks olema selle komisjoni asi, vaid peaks olema avalikkuses või põhiseaduskomisjonis äärmiselt olulise teemana. Seetõttu ma samamoodi, ma arvan, et see päevakord on natukene liiga kitsalt kokku tõmmatud ja liiga meelevaldselt, ütleme poliitiliselt. Ja aitäh selle seisukoha eest, et igal Riigikogu liikmel, komisjoni liikmel, aga muidugi miks ka mitte asendusliikmel on võimalus teha ettepanekud päevakorra osas, et muidugi, et kui on soov, et käsitletaks ka tavavalimisi, võime ka mingil komisjonil käsitleda ka hea meelega ka tavavalimisi, et miks just see teema, miks just konkreetsed e-valimised, see tulenes ikkagi sellest, et oli eraldi avalikustatud see probleem, see oli avalikustatud ka valimisteenistuse poolt, see käis ka meedias läbi. Ja nagu ma ütlesin, kõik, mis puudutab läbipaistvust või läbipaistmatust, see on selle komisjoni teema, sest kui me loeme korruptsioonivastast seadust, eriti see, mis puudutab komisjoni, siis komisjoni pädevuses on kõik see, mis puudutab korruptsioonivastaste meetmete ja kogu seda teemat, mis puudutab siis võimalikku läbipaistmatust. Ehk siis see on hästi laia tõlgendusruumiga säte, et jah, tõesti, ja praeguse Riigikogu kodu- ja töökorra järgi komisjoni esimees on see, kes siis juhib ja siis paneb päevakorra paika ja muidugi igal Riigikogu liikmel on võimalus kas hääletada poolt või vastu, aga siin ma veel kord ütlen, et minu hinnangul on see teema piisavalt oluline, arvestades, et nüüd on ka valimised läbi, ehk siis see teema ei ole politiseeritud, aga samas meil on võimalik enne järgmiseid Riigikogu valimisi tegelikult näha neid võimalikke ohte, teha mingisugused järeldused, võimalik, et siit tulenevalt ka teha seaduseelnõu, sest ma tean, et näiteks põhiseaduskomisjonis on olnud arutlusel, et seadusemuudatused on vajalikud, eriti arvestades kõiki neid asju, mida OSCE ODIHR-i raport tõi välja, need probleemid, et igal juhul on vajalik seadusemuudatus ja võimalik, et tulenevalt ka nendest probleemidest, mis veel lisaks on nüüd tänu teadlaste tööle välja tulnud, et võimalik, et on veel mingid küsimused, mida me saame ka avalikult arutada. See ongi tegelikult avalik arutelu, see on avalik istung. See ongi selle jaoks, et nii Riigikogu liikmed saaksid natuke targemaks võib-olla ka tehnilistes aspektides, aga ka avalikkus oleks teadlik, mis need võimalikud ohud ja probleemid on. Ja et ma ütlen, et siin on tegelikult need asjad, mis sellest tööst välja tulid, on väga olulised, et ka mitte ainult avalikkus, aga eelkõige Riigikogu liikmetele teadmiseks, sest me oleme siin seadusandjad, me oleme teinud kõik need seadusemuudatused, seaduseelnõud, mis siis puudutab e-valimiste süsteemi ja täna, kui me näeme, et näiteks see otsast lõpuni kontrollitavus on puudulik, kui me näeme, et võib-olla sõltumatu kontroll ei ole tagatud, kui me näeme, et see auditeerimissüsteem täna ei suuda tuvastada võimalikke riske ja ohte, see on see asi, mida me peaksime koos arutama, et ma arvan, et siin ei ole midagi sellist politiseeritud, me ju ei pane nii-öelda küsimuse alla mingisuguseid tulemusi praegu, me lihtsalt arutame konkreetseid ohte, kus me siis teaksime paremini, et mida on vaja muuta, kuidas teha paremaks. Et minul on nagu küsimus, et miks on siis sellele nagu selline vastuseis. Jah.
Ma küsin, et mis vältega me peaks neid e-valimisi siis siin niimoodi igaks juhuks analüüsima kogu aeg, et vältida korruptsiooni ohtu, et kas siis aastas 2 korda, sest mina olen juba oma lühikese Riigikogus olemise jooksul nüüd 2 korda siin ja Rail Baltica on samamoodi 2 korda olnud ja kummalgi ei ole kordagi käinud läbi sõna korruptsioon kuskilt, aitäh. Jah, aitäh, aga mõlema puhul on jätkuvalt kõik need probleemid üleval. Et vaatamata sellele, et me oleme neid asju siin püstitanud mitte korda, nii ka Rail Baltica puhul, kahjuks need ohud, probleemid, riigivara ebaproportsionaalne käsitlemine on ikka, kõik need probleemid on samamoodi üleval. Ja e-valimiste puhul, ega see teema ei oleks täna päevakorras, kui oleks avalikuks tulnud see info ja need olulised ohud. Et ikkagi, kui tuli välja, et ma võin ka siin ka võib-olla natuke täpsemalt öelda, et kui just teadlane Treier tegi, eks ole, need erinevad veastsenaariumid läbi, et testis neid, siis sealt on ju tuli välja, et kui palju tegelikult siis see auditeerimissüsteem praegu lasi läbi neid võimalikke manipulatsioone, nagu ma ütlesin, et nii-öelda kummitushääle lisamine või siis olid näiteks valesti tühistatud hääled, mis tegelikult oleksid pidanud kehtima. Või siis, nagu ma ütlesin, et kui muudeti näiteks häälte järjekorda, kui näiteks oleks inimene, kes oleks hääletanud mitu korda, siis ka seda ei märganud süsteem, kui neid hääli muudeti. Et selles suhtes, et need ja veel üks asi, mida tuleks nagu vaadata, on see, et sellest oli teada antud valimisteenistusele, samas valimisteenistus andis sellest teada ainult päev pärast seda, kui kõik e-hääled olid tühistatud. Et aasta aega oli info valimisteenistusel olemas, aga millegi pärast sellest anti teada päev pärast seda, kui kõik e-hääled tühistati. Et siin on ka küsimus, et miks siis ei teavitatud kas või meie komisjoni, kui meil kõik need istungid olid, et kolm korda me istusime, et miks siis too hetk ei teavitatud meid, et olid need probleemid üleval, ei viidud parandused sisse kas või kohalikeks valimisteks, aga seda tehti avalikuks alles siis, kui kõik need e-hääled, valimise e-hääled tühistati. 8. detsembril tühistati hääled, 9. detsembril valimisteenistus teeb pressiteate, et on sellised ohud. Ma arvan, et need on ka küsimused, millele võiks nagu vastuse saada. Kui Riigikogu liikmed arvavad, et need ei ole piisavad küsimused, piisavad tõsised küsimused, millele ei ole vastuseid, see on muidugi Riigikogu liikmete õigus. Peaks päevakorra hääletamisele panema, et juba läksite sisu juurde jutuga. Jaa, et see ei ole sisu, see on ju protseduur, et teil on küsimused, et miks me seda teemat arutame, kus siin on võimalik korruptsiooni oht, miks see on meie päevakorras ja mina nimetan teile need argumendid, miks see on meil päevakorras. Et siin oli veel kellegi käsi üleval, et Anti. Ma lihtsalt tahtsin teile öelda, et te võiksite kasutada sel juhul sobiliku formaati, et antud juhul see kindlasti ei puuduta korruptsioonivastase komisjoni tööd, teie eelnõu ettepanek. Nii et Riigikogus on väga palju erinevaid võimalusi teil teemat tõstatada, arutleda, külla kutsuda. Ma arvan, et kasutage korrektset formaati ja ärge kuritarvitage enda positsiooni komisjoni esimehena. Aitäh. Ja aitäh. Ma veel kord tuletan meelde, et Riigikogu kodu- ja töökorra järgi komisjoni juhib esimees. Ehk siis esimehel on kaalutlusruum, mis tuleb päevakorda, kuidas ja teiseks, ma saan aru, et ei ole komisjoni liige, et võib-olla ei ole ka nii hästi kursis korruptsioonivastase seadusega eraldi, mis on seda puudutab komisjoni tööd, et see kaalutlusruum on väga lai, et see, mis puudutab erinevaid, eks ole, meetmeid, erinevaid, mis puudutab just läbipaistmatust, et seda sätet saab väga laialt tõlgendada. Mina arvan, et need asjad, mida ma nimetasin, on väga olulised. Et muidugi võib öelda, et miks me siis ei aruta seda põhiseaduskomisjonis, aga see on küsimus põhiseaduskomisjoni esimehele, kes on praegu Eesti 200 liige, kes ka lubas, et tehakse seadusemuudatused juba pärast OSCE ODIHR-i raportit. Samas pole midagi toimunud. Et siin on nagu küsimus, et miks te siis ei tõstata neid asju võib-olla alatistes komisjonides, olgu see põhiseaduskomisjon või mõni muu komisjon, et ei tehta ju seda, siis pole midagi teha, et ei ole vaja imestada, et miks siis seda teemat tõstatakse siin. Et
see uudis tuli välja, see töö on avalikustatud, sellega saavad kõik tutvuda, aga samas Riigikogu liikmetel pole olnud mitte mingit sisulist arutelu sel teemal. Et muidugi, et võib esitada erinevaid nagu vastuargumente ka minu töö osas, aga minu kohustus on see, et kui on kuskil näha läbipaistmatus, on näha näiteks turvaohud e-valimist, minu kohustus on see, et tuua see päevakorda ja siis komisjoni liikmed hääletavad kas poolt või vastu. Ja Anti Poolamets. Jah, aitäh. No mulle teeb muret koalitsiooni häiritus selle teema avalikustamisel. Et milles asi, ma küsin? Miks me ei peaks sellega tegelema? Vaat mul on see küsimus. Meil on olemas ekspert, meil on olemas probleem, meil on olemas läbipaistvuse küsimus ühes kõige olulisemas riiklikus küsimuses, mis puudutab väga tihedalt võimu legitiimsust, puudutab teid ja puudutab ka opositsiooni rahustamist. Tegelikult, et me vaatame neid teemasid, mitte ei põgene nende teemade eest. Ja ainuke, millega võib nõus olla, et mitte ainult siin komisjonis ei pea seda käsitlema, vaid peaks paljudes komisjonides, ühisistungitel ja suures saalis käsitlema selliseid vägagi valulikke teemasid ja küsimusi, et seda veel kuidagi kitsendada. Tähendab, et algus sellest komisjonist on väga põhjendatud. Ma arvan, et siin tuleks 2-3 komisjoni pluss konverents sellisel puhul teha, kui on tekkinud küsimärgid kõige tähtsama selle hoone legitiimsust andvates küsimustes. Ei ole tavaliselt nagu legitiimsus või valimiste siis, kui uuringuid tehakse, ka välismaal ei ole 100%, ka pabervalimiste, siis usaldus rahva hulgas. Aga meil on ränk probleem, nagu te näete uuringute põhjal, ligi 50% inimesi ei usalda e-valimisi, siis on meil ka läbipaistvuse probleem juba massides. Ja see usalduse probleem on väga suur ja sellepärast on nagu erakordselt põhjendatud selle arutlemine siin järjest mööda komisjoni. Aitäh. Ja aitäh, Priit Sibul, protseduuriline. Aitäh. No mina arvan ka, et kui see asi meil nii-öelda päevakord on pandud ja me selles komisjonis oleme õige mitmel korral seda küsimust arutanud, tõesti, nii nagu Irja alguses viitas, et on palju tehnilisi aspekte, millega ei ole, aga minu arusaam on jälle risti vastupidine, et kui on tehnilised aspektid või midagi, millest ma aru ei saa, siis ma hea meelega harin ennast ja täna on siin laua taga inimesed, kes on valmis seda tegema, et muidu on väga raske, kui ma ei saa probleemist õieti aru, et kuidas ma neid lahendusi pakun, et on üsna põhjendatud, et me siin komisjonis meile ka puust ette ja punaseks värvitakse need probleemid, et meil oleks võimalik neid kitsaskohti arutada ja ma arvan, see, me teeks täna karuteene, kui me seda ei menetleks, sest neid pealkirju, et komisjon ei ole valmis arutama seda teemat, kindlasti täiendavalt e-valimiste osas tekitab skepsist, mida minu meelest ei ole Eesti ühiskonda kindlasti mitte vaja. Aitäh. Ja aitäh. Palun. Jah, selguse huvides kordan veel kord üle, et küsimus ei ole teemas, küsimus on formaadis. Küsimus on selles, et teema ja see sama formaat ehk siis korruptsioonivastane erikomisjon ei sobi kokku praegusel juhul. Ja neid meelevaldselt seostada on natukene palju. Selles on asi. Teema enda vastu ei ole siin mitte kellelgi. Teemat on valmis arutama mis tahes sobivas formaadis me kõik siin Riigikogus. Ja aitäh, et kui te olete valmis arutama, siis on nagu küsimus, miks siis ei tõstatata seda üheski komisjonis. Ja nüüd on küsimus ka formaadi osas. Täpselt korruptsioonivastase erikomisjoni formaat on täpselt samasugune nagu ka teistes komisjonides, et meil on igast fraktsioonist on olemas esindajad, on, nagu ma ütlesin, korruptsioonivastase erikomisjoni seadus, kus on konkreetselt kirjas, et meie tegeleme kõikide nende küsimustega, mis puudutab korruptsioonivastaseid meetmeid, et ma ütlen, et see ei ole korruptsioonikomisjon, see on korruptsioonivastane erikomisjon, ehk siis me peame alati reageerima seal, kus on võimalik läbipaistmatus, kus on võimalik manipulatsioon, kus on ka võimalik potentsiaalne korruptsioon, sest et
praegusel hetkel, kui ikkagi on võimalik see, et audiitor ei ole võimeline tuvastama erinevaid võimalikke manipulatsioone, erinevaid võimalikke veastsenaariume, siis see on see koht, kus meie peame ikkagi jõudma selgusele. Ja ma tuletan meelde, et varem, et teie fraktsioonikaaslased on olnud päevakorra poolt, on kinnitanud, on olnud võib-olla kriitilised teatud külaliste osas, aga on alati kinnitanud päevakorda, kuna on olnud alati selline ikkagi konsensus, et ikkagi seal, kus me näeme ohte, et seal, kus ikkagi on vajalik nii avalik arutelu, nii Riigikogu selline arutelu, et ikkagi neid asju ka arutatakse. Üldiselt, et nagu ma ütlen, et muidugi komisjoni liikmel on võimalus kas kinnitada või siis kas hääletada poolt või vastu päevakorrale, aga jah, tõesti, et nagu ma nõustun ka veel ühe komisjoni liikmega, et ega see ei jäta väga head muljet, et mis on see põhjus, miks me siis ei soovi neid probleeme arutada. Äkki raiskaks inimest aega ja läheks hääletama, 10 korda. Jah, et siin öeldi, et me ei raiskaks inimest aega, et ma ei tea, et võib-olla kui me raiskame lugupeetud asendusliikme aega, et siis see pole, aga täna jah, külalised on eraldi tulnud, et ma arvan, kui me raiskame kellegi aega, siis me läbi selle raiskamegi aega, et me laseme külalistel tulla ja siis ütleme, et komisjoni ei toimu. Aga komisjoni liikmed, tähendab külalistel on pärast seda ikkagi võimalik jääda ja vabas formaadis ka esitada siis nendele komisjoni liikmetele, kes jäävad, esitada ikkagi ka see ettekanne, mis ma arvan on väga vajalik ja mida ka päris paljud soovivad näha ja kuulda. Aga tulenevalt siis nendest erinevatest ettepanekutest, et ikkagi uuesti tagasi oma esimese siis küsimuse juurde, ettepaneku juurde, et minu ettepanek on kinnitada selle nädala töökava, mis siis on täpselt selline, nagu see oli siis välja saadetud komisjoni liikmetele eelmisel nädalal, et kuna siin on palju asendusliikmeid, et ma veel kord ütlen, et selle nädala päevakord on järgmine, et siis töötame ainult täna, kus siis meil on pandud päevakorda lüngad ja turvaohud e-hääletamise auditeerimise süsteemis. Et teen ettepaneku see päevakava või see töökava kinnitada. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. 1, 2, 3. Kes on selle vastu? 4. Suur aitäh, et sellest tulenevalt, kuna poolthääli oli vähem, siis sellest tulenevalt töökava ei ole kinnitatud. Nii, aitäh. Selle pean istung läbi, aga siit edasi saab jätkata vabas formaadis.